tõenäoliselt ka teie saite seal juba meili teel kätte, aga siis nii-öelda ametlikult ka vastav seisukoht hoiatuskiri siin siis tänase ümarlaua toimumise kohas ka üle anda. Et võtan siis selle teksti siin ka lühidalt kokku ja võib-olla siis saate omalt poolt ka mõned kommentaarid anda. Eestis ilma põlisrahvaste eelneva vaba ja teadliku nõusolekuta teostatavate tuuletööstuste arendajatele on siis vastav seisukoht hoiatuskiri suunatud. Ja Eestis rahvusvahelise õiguse kohaselt enesemääramise teostanud ja põlisrahvaste koostöökogusse kuuluvate maade põlisrahvaste esindajate otsusega saadetakse käesoleva avalik hoiatuskiri tuuletööstuste arendajatele, lobistidele ja vastavate planeeringutega seotud osapooltele. Me tugineme siis õiguslikult põlisrahvaste õiguste kaitsel järgmistele rahvusvahelistele õigusaktidele. ÜRO põhikiri, ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsioon, ÜRO rahvusvahelise tööorganisatsiooni konventsioon, konventsioon number 169, Aarhusi konventsioon, ÜRO Peaassamblee põlisrahvaste õiguste deklaratsioon, Euroopa Liidu põhiõiguste harta, Euroopa Nõukogu järeldustele põlisrahvaste kohta, Euroopa Parlamendi resolutsioonile maailma põlisrahvaste õiguste rikkumise, sealhulgas maa hõivamise kohta, Läänemaa, Virumaa, Saaremaa, Järvamaa, Pärnumaa ja Viljandimaa põlisrahvaste enesemääramise manifestidele ja samade maade põlisrahvaste vastastikustele tunnustuskirjadele. Nimetatud õigusaktidest tuleneb põlisrahvaste vaba, eelneva ja teadliku nõusoleku põhimõte. Inglisekeelne siis lühend FPIC, Free, Prior and Informed Consent, mis on kohustuslik eeltingimus enne mis tahes projekti heaks kiitmist, mis mõjutab põlisrahvaste elukeskkonda, maid, territooriume, loodusvarasid, kultuuriruumi või elulaadi. See ei ole nii lihtne. UNDRIP ehk siis põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni artikkel 32 sätestab selgesõnaliselt. Riigid peavad konsulteerima ja tegema heas usus koostööd asjaomaste põlisrahvastega nende esindusasutuste kaudu, et saada nende vaba, teadlik nõusolek enne projektide heakskiitmist, eriti kui tegemist on nende mineraalide, vee ja muude loodusvarade kasutusele võtmisega. Käesoleva hoiatuskirja eesmärk on selle kirja saajaid teavitada, et tuuletööstuste kavandamine ja rajamine põlisrahvaste asualadele, mis toimub ilma põlisrahvaste eelneva vaba ja teadliku nõusolekuta, on lubamine ning kujutab endast põlisrahvaste õiguste räiget rikkumist. FPIC puudumisel on teie senised tuuletööstustega seotud tegevused rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtete, sealhulgas enesemääramisõiguse, maa- ja loodusvarade kasutamisõiguse ning kultuurilise jätkusuutlikkuse õiguse tahtliku rikkumisega. Näitena on eriti taunitav ja põlisrahvaste õigusi eirav selle kirja saajatele korraldatav ümarlaua koosolek, ehk siis see, kus me täna viibime, kus on siis kavas tuuletööstuse arendamise küsimusi arutada niinimetatud väikese ringi formaadis, kaasates arendajaid, kohalikke omavalitsusi, ministeeriume või muude haldusorganite esindajaid, kuid jättes kaasamata Eestis elavate põlisrahvaste esindajad. Selline tegevus välistab teadlikult ja tahtlikult nõuetekohase, eelneva, vaba ja teadliku nõusoleku menetluse vajadust. See tähendab, et põlisrahvaste varajast kaasamist tuleb teha enne otsuste tegemist, täieliku tehnilise, keskkonna ja finantsteabe avalikustamist, piisavat aega kogukondlikeks otsustusprotsessideks. See tähendab ka kaasamist otsustusprotsessidesse, kus kujundatakse strateegilisi valikuid, ja see tähendab ka õigust oma nõusolekust keelduda. Me rõhutame, et teavitamine ei ole nõusolek. Formaalne avalik väljapanek ei ole nõusolek.
Üksikisikute või mittetäieliku esindatusega gruppide kaasamine ei ole nõusolek. Kohaliku omavalitsuse otsus ei saa asendada põlisrahva kollektiivset nõusolekut. Tagantjärele informeerimine või juba tehtud otsuste tutvustamine ei vasta eelneva vaba ja teadliku nõusoleku standardile. Põlisrahvaste eelneva vaba ja teadliku nõusoleku nõudega mittearvestamine tähendab rahvusvaheliste kokkulepete rikkumist. Eelnev vaba ja teadlik nõusolek peab olema enne mis tahes strateegiliste, ruumiliste või investeerimisotsuste tegemist. Peab olema ilma surveta, mõjutamiseta, killustamispoliitikata või majandusliku sunduseta. See peab, et ta oleks teadlik, tuginema täielikule, arusaadavale ja sõltumatult kontrollitavale informatsioonile kõikide võimalike mõjude kohta. Nõusolek ei ole teavitamine või konsultatsioon, vaid sisuline õigus keelduda. Kuni põlisrahvalt sellist nõusolekut ei ole saadud, ei oma ükski tuuletööstustega seotud haldusakt, leping, planeering, uuring ega poliitiline kokkulepe põlisrahvaste õiguste suhtes legitiimsust ning need on vaidlustatavad nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt. Lisaks märgime, et tuuletööstuse arendamine ei saa toimuda põlisrahvaste õiguste arvel. Rahvusvahelises õiguses ei ole olemas erandit, mis võimaldaks eelneva vaba ja teadliku nõusoleku põhimõtte eiramist infrastruktuuri või energiaprojektide puhul. Seetõttu käsitleme kõiki tuuletööstustega seotud tegevusi, mis on algatatud või läbi viidud ilma eelneva vaba teadliku nõusolekuta õigusrikkumisena ning jätame endale õiguse kasutada kõiki võimalusi enda õiguste kaitseks. Tuuletööstuse negatiivsed mõjud. Tuuletööstus ei ole pelgalt tehnilised energiarajatised. Nende rajamine toob kaasa ulatusliku maastiku muutuse, elanikkonna tervisekahjud, traditsioonilise maakasutuse piiramise, müra ja visuaalse koormuse, mõju põhjaveele ja pinnasele, lindude ja loomastiku elupaikade hävimise, kultuurmaastike ja vaimsete pärandpaikade kahjustamise, pikaajalise tööstusliku kasutuskoormuse põlisrahvaste territooriumite. Sellised mõjud puudutavad otseselt põlisrahvaste õigust säilitada oma vaimne side maaga, õigust oma maadele ja territooriumitele ning õigust keskkonnakaitsele. Põlisrahvaste õiguste tunnustamiseks ja kaitseks nõuame kõikide tuuletööstuste kavandamise menetluste viivitamatut peatamist piirkondades, kus põlisrahvaste eelnevat vaba ja teadlikku nõusolekut ei ole saadud. Struktureeritud, ametlikku ja dokumenteeritud konsultatsioonimehhanismi loomist põlisrahvaste koostöökogu ja Eesti Vabariigi territooriumi põlisrahvaste sihtasutusega. Looduskeskkonda mõjutavate otsuste tegemisel, sealhulgas menetlustes, tehakse sisulist ja arvestavat koostööd põlisrahvaste esindajatega. Otsuste langetamisel, sealhulgas menetlustes, lähtutakse vaba, eelneva ja teadliku nõusoleku olemasolust. Õiguskaitse ja vastutus. Teatame, et juhul, kui tuuletööstuse arendustegevus jätkub ilma põlisrahvaste eelneva vaba ja teadliku nõusolekuta, alustab põlisrahvaste esindusasutusena toimiv EVT põlisrahvaste sihtasutus meie õiguste kaitseks vajalikke toiminguid. Põlisrahvaste koostöökogu volitab sihtasutus tuvastama rikkumised ja tõendama rikkumiste iseloomu, kaasa arvatud üksikjuhud, millega rikutakse põlisrahvaste kollegiaalseid õigusi või nende üksikliikmete õigusi ning rikkumistega seotud isikute gruppe, ametiasutusi, ameteid, asutusi ja ettevõtteid. Eraldi pöörame tähelepanu rikkumistele, milles väidetakse, et tegutsetud on vastavalt seadustele. Tugineme oma seisukohtades põlisrahvaste õigustele, sealhulgas inimõiguste kaitse vajadusele. Inimõiguste vastaseid kuritegusid käsitletakse rahvusvahelise õiguse alusel, vaatamata sellele, kas Eesti Vabariigi seadused neid sätestavad või mitte. Inimõiguste rikkumise toime pannud inimestel ja asutustel lasub isikuline vastutus, vaatamata nende ametiseisundile
või volitustele. Kõik isikud, sealhulgas ametnikud, kohalike omavalitsuste juhid, arendajad, konsultandid ja otsustusprotsessides osalenud eksperdid, kes on teadlikult jätkanud tuuletööstuste rajamist põlisrahvaste maadele ilma põlisrahvaste eelneva vaba ja teadliku nõusoleku põhimõtet järgimata, saavad olema nimeliselt fikseeritud võimalikes menetlustes. Tuletame meelde, et rahvusvahelise õiguse rikkumine ei ole pelgalt institutsionaalne küsimus, teadlik ja tahtlik põlisrahvaste õiguste eiramine toob kaasa ka isikliku vastutuse. Tuuletööstuste kavandamine ja rajamine põlisrahvaste asualadele, mis toimub ilma põlisrahvaste eelneva vaba ja teadliku nõusolekuta, on lubamatu ning kujutab endast põlisrahvaste õiguste räiget rikkumist. Põlisrahvaste koostöökogu toetab tasakaalustatud ja jätkusuutlikku energiapoliitikat, mis tagab looduskeskkonna säilimise ning põlisrahvaste traditsioonilise eluviisi jätkumise. Põlisrahvaste maadel puudub tuuletööstuse arenduste legitiimsus ilma asjaomase põlisrahva eelneva vaba ja teadliku nõusolekuta. Vastav dokument on kinnitatud põlisrahvaste koostöökogu 28. veebruari 2026 koosolekul. Eesti põlisrahvaste koostöökogu liikmesmaade Läänemaa, Virumaa, Saaremaa, Järvamaa, Pärnumaa ja Viljandimaa ühise esindusasutusena toimib suhtluses EVT põlisrahvaste sihtasutus. Annan teile selle siin ka üle, minu allkirjasid all. Ja küsiksin nüüd siis ka niimoodi, et kas ja kuidas on siis Kliimaministeeriumil plaanis edaspidi oma siis planeerimisprotsesse muuta? Kõigepealt aitäh teile. Vaatame dokumendi läbi. Nüüd seoses selle küsimusega ja mis täna siin rahvamajasuu toimub, on tegelikult sisuline ja tehniline arutelu planeerimisprotsesside kohta. On mitmeid küsimusi ka omavalitsustelt ja seda me siin täna arutame, kuid täna ei tehta mitte ühtegi otsust, kas ja kuhu tuulikud tulevad. Seega sellised otsused täna siin ei tehta. Aga aitäh teile ja siiski ka põlisrahvad peaksid olema selles samas protsessis, otsustamise protsessis kaasatud. Selleks, et oleks võimalik saada eelnev vaba ja teadlik nõusolek. Ma loodan, et te seda küsimust ka seal suurte tarkadega arutate ja loodame siis teiepoolset initsiatiivi edaspidise koostöö osas. Meie oleme omalt poolt andnud teile teada enda nägemusest ja loodame, et see asi laheneb koostöös, mitte konfliktis. Ja aitäh, jõudu! Lihtsalt veel omalt poolt lõpetuseks, et täiesti nõus kaasamine peab olema laiapõhjaline, kõik peavad olema kaasatud. Tänane tõesti otsustesse olema kaasatud, aga tänane otsus ei siin rahvamajasuu. Viimane aeg põlisrahvas kaasata. Võtke siis palun arutluse alla see küsimus, me oleme siin kõik omast vabast ajast oma kulude kirjadega, et põlisrahvaste koostöökogu, sihtasutus, EVT põlisrahvad, või jah, ühesõnaga. Mis ma tahan öelda on see, et minister pakkus siis siin, või käis välja idee, et võiks anda igale omavalitsusele, kes arenduse vist läbi viib, et lõplikult ära otsustab, et pakkus 1 000 000 eurot, et edaspidi võiks ka selle peale mõelda, et kuidas meie oma kulud katame, sest see raha, mida teie jagate, te oletegi oma ministeeriumi esindaja. See, mida teie jagate, on meie raha. Et sellest te saate aru, et see on meie raha. See ei ole teie raha. Ja siis üks selline mapp teile mälestuseks, te olete noor mees, teil on veel pikk tee käia. Ma
annan teile siis selle rahva poolt, kes siin on, annan edasi ühe mapi, pealkirjastatud on see siis Tuule tallajatele Haljala 03.03.2026, et asi selge oleks, siis ma tõmban selle mapi korraks lahti, seda sisu saate te siis ise mõtestada ja mõelda, et milline võiks olla see tiitel, millega te ükskord me kõik oleme surelikud, siit ilmast lahkute ja kas see lõpp-punkt, mis siin välja toodud on, kas see võiks minna kokku teie taotlustega? Nii. Sõlma ma seda siduma ei hakka, et see on teile siis mälestuseks, säilitage seda, võib-olla järgmisel kohtumisel ma küsin, et kas see on teil alles ja ma ei tea, kas ma isegi tänan teid selle eest vist, et te välja tulite. See on küll müts maha. Ja kõik ei tule väljagi mitte. Rõhutan siis seda, et edaspidi arvestage meie liikumistega, meie olemiste tegemistega, te peate neid kaasa. Ma tuletan meelde, ilmselt olete te koolis õppinud ka ajalugu, Lennart Meri oli see mees, kes ütles, et väike riikide, väike rahvaste tuumarelv on rahvusvaheline õigus ja sellele me tugineme. Tasub lugeda ja tutvuda siis Eesti Vabariigi põhiseaduse 3. paragrahviga, mida see ütleb ja nii edasi ja nii edasi. Ma saan aru, et teil on ebamugav, ma lasen teid sisse sooja ja eks me lahkume ise ka. Jah, aitäh teile ja ajalugu käisin ma siin samas veel juures. Seda enam. Väga kena. Ära müü meie maad maha. Tuled müüma. Sellega lõpetame, et võib siis otseülekande kinni kokku tõmmata. Kõnede sõnastused said täpselt sellised, nagu nad said ja usun, et selle seltskonnaga me kohtume veel. Mina luban seda. Jah. Õissa! Õissa!